Täna võõrustas Kalev Cramo Uleb Cupil Saku Suurhallis Hispaania meistriliiga klubi Gran Canariat. Ootused olid peale 2 eelmise euromängu võitu kõrgele kruvitud. Sellest andis tunnistust ka see, et saali oli kogunenud 5000 pealtvaatajat. Siiski ei pakkunud mäng pealtvaatajatele palju rõõmustavat. Kalev alustas rabedalt ja juba teiseks minutiks jäädi kaotusseisu 1-6. Lihtsatelt positsioonidelt eksinud kalevlased ei suutnudki veerandaja lõpuni ennast korralikult käima saada ja kaotasid veerandaja 12-24. Teisel veerandajal oodati Kalevilt märksa paremat mängu kui esimesel. Ometi mängis Kalev sama hambutult kui esimesel veerandajal. Pallikaotuseid kogunes Poola lõpuks 14. Sama palju kingiti vastasele ka ründelaudu. Poola lõppedes oli Kalevi kaotusnumbrid 24-49. Kalevaste ääremängija Kristjan Kangur ei pidanud koduseinu aga segavaks faktoriks. Ei sega. Mingil määral aitavad. Mingitel hetkedel on ikka ju positiivne emotsioon on palju paremast, et rahvas toetab. Siis ei taha ju millegi üle nuriseda. Teisel poolel jätkas Gran Canaria mängu dikteerimist ja hoiti turvalist 20-punktilist eduseisu. Alles viimasel veerandil ärkasid kalevlased, kuid rong oli juba läinud. Ei aidanud ka viimase veerandaja 11-punktiline võitmine. Mängu lõppedes näitas tabloo Kalevile kaotusnumbriteks 67-80. Kalevlaste parimana viskas Kangur 15 punkti. Reed lisas 14. Üleplatsi mees oli aga Gran Canaria kanadalasest tagamees Carl English, kes kogus lõpuks 21 punkti. Kangur hindas vastaste head kaitset, kuid ei pidanud seda millekski üleloomulikuks. Ei ütleks küll, et nad midagi nii väga super kaitsevõistkond oli või väga agressiivsed olid. Jah, nad mängisid head kaitset, aga midagi ületamatut tegelikult. Järgmise euromängu peab Kalev järgmisel teisipäeval Saku Suurhallis, kui vastaseks on Ludwigsburg.